te oletegi niisugune tagasihoidlik või te mängite, see on niisugune saarlase omapärane huumor? Ma ei tea, millest siin üldse saab tagasihoidlikkus juttu olla. Mida ma siis olen teinud? Intervjuud anda ei taha. Intervjuu andmises seisneb selline asi, et see tähendab seda, et mind viiakse rütmist välja. Ja mida mul siis on vaja propageerida? Härra Uustulm, teid vaatab, ma ei tea, 250 või 500 000 vaatajat. Kõik ootavad, tahaksid Võrust, tuleksid jalgsi läbi lumehangede, või ujuksid Hiiumaalt Tallinnalt saatesse saada, te ei taha tulla. Härra Ott, kas te arvestate sellegi, et kui te siin ka 4 minutit ära kasutate, see tähendaks 250 000 eest, see tähendaks palju see teeks minutit, palju see tunde. See on 2 või 3 kuud tööaega. Okei. 2-3 töö. Ja kujutage, et ma ise olen vaadanud raadios neid vanu mehi, kes teevad tähtsaks ja teevad tähtsa näu ja nii edasi. Kuidas, mis mõtted sellel on? Kui keegi tahab huvitub Uustundit, siis võib-olla läheb otsi Uustundi raamatu, vaatab seda. Aga vanamees enesest... Lisaks raamatule tahaks inimest ka näha. Televisioon annab selleks võimaluse. Jah, siin taga küljel palun on pilt. Hea küll. Ma saan aru, et see on nüüd siis selle tetraloogia või kuidas seda nimetatakse, Tuulte Tallermaa viimane osa, mis teil siin laual on ja nii see töö siin käibki. Mis lehekülg praegu käsil on? Praegu on 253. See viimane osa tuleb tegelikult ka 3-osaline. Nagu 3. osa tuli 2-osaline, Lummav meri ja Rajud ei rauge. Siis järgmine on Tormid ei taltu ja nii edasi. No te olete fenomenaalne inimene, sest tegelikult hakkasite te kirjutama lihtsalt, nagu öeldakse, heast peast. Me leppisime kokku ära Ott, et jätame niisugused fenomenaalsused ja need ära. Räägime nii nagu rannamehega. Kui te juba kord nii nagu ärimees. Ei, kui te juba kord saarlase jutule tulite, siis nii rannamehega. No minu jaoks on see fenomenaalne, ma ei ole Saaremaalt pärit. Palun. Tähendab, see on ikkagi usutud elus juhustesse või oli see teie niisugune teadlik soov ilmtingimata ennast kuidagi läbi kirjanduse väljendada? Vot see ei ole üks ega teine, sest ma usun seda, et inimesel on süstitud teatud pisik sisse, mida ta hiljem tead siis nagu haigus laieneb. Sest ma olin 2. klassis, kui ma tundsin vajadust, et ma pean kirjutama kirjandeid. Ja meie tolleaegne õpetaja proua Remmel, tema just oligi see, kes nagu andis mulle suundumuse tead, et hakka nii või seda. Kirjanduses eeskujud on teil olemas, olid teil eeskujud olemas? Kui siis Mälk ja hiljem Hint. Just. Sest ma ei leia ühtegi nii hästi kirjutatud teost Eesti rannaelust kui Indi Tuuline rand esimene osa. Te võib-olla ära Ott ei tea seda, et ta lasti hiljem teha see lõppringi, kus see vana pimemees näeb tead nii edasi. Ma ei tea, ma selle Indi suhtes jääksin omale arvamusele. Ja palun. Tegelikult olete te ju oma hariduselt majandusteadlane. Jaa, täpselt. Ja töötanud olete te siin Saaremaal mitmel alal. Jaa. Kas põhitegevus on ikkagi olnud kirjandus? Te olete ju ka palju näidendeid kirjutanud ja romaane ja on see kirjandus olnud ikkagi peamine teie tegevus? Ei. Töö kõrvalt kõik? Ja kui mind vaikselt ülikoolist nagu eemaldati, õieti ei eemaldatud, vaid läksin kiiresti ise, kui ma kuulsin, et minu lood on päevavalgele tulnud ja hiljem lõpetasin ma mitte statsionaarselt. Siis ei antud ju mul linnas kohta, vaid ma läksin Vättale oma kodupaika kaluriks. Tänu sellele, et ma seal kaluriks olin, oli esimene romaan, see on see Meripõleb. Ja siis hiljem sain just kaluritega nii hästi tuttavaks ja kogu aeg olen ju rannas rohkem, kui ma linnas olnud. No teil on ju endal ka erakordselt kirju elu, seda on ühe inimese saatuse jaoks isegi natukene palju. Põgenemine Saksa sõjaväest, põgenemine Vene sõjavangist, ise dokumendi võltsimine, et Venemaalt lahti saada. Selle olete te kõik oma romaanidesse sisse kirjutanud. Ja härra Ott, ja ma peangi oma kõige suuremaks nagu saavutuseks seda, et mul õnnestus minu allkirjaga ja minu kaasabil võltsida 10 dokumenti ära tuua Siberi vangilaagrist 10 Eesti poissi, kes sama vanad olid kui mina. Nendest minu teada elab praegu Helmut Joonuks, ta on väike Maarjas. Te võltsisite lihtsalt paberi ja tegite sääred? Täpselt nii. Ja selle paberi eest, kuna seal linnas oli ainult 2 kirjutusmasined, andsime selle tüdrukul 2 paari siidisokki ja 1 rinnahoidjad. Ja lugu Tallinnas, kui te siia lõpuks jõudsid, mis aasta see oli avalikuks ei tulnud? 46. aastal avalikuks ei saanud see selle pärast, et samal ajal, kui me vehkat tegime, samal ajal toimus maanihk, et me töötasime kaevandustes. Ja kaevandusest ei teadnud keegi, palju sinna jäi, räägiti midagi 67 inimest. Aga arvestage, et minna Kirva
see sahti, kus ma töötasin, seal oli umbes 30 eri rahvust ja rahvaarv võis olla umbes 20 000 ümber. Ja Tallinnas NKVD aktsepteeris seda teie võltsitud dokumenti? Vat, ma juba alguses ütlesin, et saarlased on väikselt mühakad ja mu südametunnistus piinab selle pärast, et kui ma tulin Siberist ära, siis Tallinnas oli eestlaste repatrieerimise osakonna juhataja ja juhatajaks oli proua Nei. Ja kujutage ette, tema oli see, kes kõik vormistas, mul lasi paberid valmistada. Ta käis muide meil Siberis külas juba. Lasi vormistada ja mina mühakas ei ole ühtegi lilledele viinud, aga hiljem tänusõna öelnud. Ma nii elan veel praegu seda läbi. Proua Nei praegu vaatab seda saadet. Kui proua Nei vaataks seda saadet, oleks nii suur palve, et ta kas või kirja tähe kusagil mulle jätaks, et ma saaksin talle tema juures käia, talle kätt suruda. Võib-olla, et ta on küll juba nüüd surnud, aga tal oli tütar. Aga ma ei ole mitte õnnestunud, mul ei ole õnnestunud. Kuidas te hindate neid laule, mida te olete kirjutanud? Mulle isiklikult need paar tükki, mis on saanud kohutavalt kuulsaks, need küll meeletult meeldivad. Te olete ju ise ka sõnad sinna kirjutanud, nagu näiteks Kodu. Ja mis see teine on see kuulus laul, mida kõikidel sünnipäevadel lauldakse? See on vist see Tudruk või? Aga minul omale meeldib muidugi see kõige rohkem see viimane, mis Heli Lääts laulab, ma tahaks kord veel kuulda Löötsa pillil. Aha. Ja. Teate, kui oleks võimalik, siis ma muusikast üldse ei räägiks. Nii. Sest muusika mehena ma olen täpselt samasugune mees, nagu näiteks ma ütlen. Mina kalurina. Ei, ma ütleksin veel rohkem. Kui oletan, et Urmas Ott ei tunne tähti ja talle öeldakse, et palun, ole kena mees, kirjuta üks novell või üks romaan. Samasugune mees on mina muusika. No aga siiski, kuidas need laulud on sündinud? Oi, sellest on nii palju räägitud. Nii. Ega siis see, ma ütlen iga üks... Te ümisete lindile selle ei ümise. Ma võtan telefonitoru ja oma sõbrale vilistan ja ta paneb kirja. See sõber on Harri Kuusk, muusikamees. Samasugune tore inimene oli Maja Jalakas, muusikaõpetaja. Sest ma ei tea ju noodist mitte ka. Ma tean küll, et 8 nooti pidi olema või mis nüüd palju, võib-olla nüüd vahepeal rohkem. No umbes. Jah, umbes, jah, niiviisi on. Aga nendest diesidest, bimollidest ja nendest asjast ei mitte midagi. Ja ma ütlen, mul on suur kahju sellest, et mina näiteks ei oska lugu pidada suurest muusikast. Te mõtlete sümfoonilist muusikast? Just täpselt. Aga proovida, olete proovinud kuulata? Ei, väga vähe. Ei istu, jah? No jah, siin ma pean päris üksi olema ja ma ei tea siia... No proovige Vivaldi või Tšaikovskiga alustage, ärge kohe Maalerit võtke. No jah, ma olen proovinud Beethovenit. Beethoven on ka alustus. 4. ja 9. ja... Aga noh, ja ma võin ju targa näu teha ja kuulata ja sõbrad vaatavad, vaata kuidas vana naudib. Aga ma ei saa sellest osa. No teil, kus teil istub tegelikult see töö rohkem, kas talvel siin Kuressaares... selles kabinetis või suvel, mis selle saarel meil oli, Vahase saar. See on päris teie niisugune privaatsaar siin kusagil, jah? Ei ole midagi privaatsaar. Seal on üks teine mees elab ka veel ja kuuldavasti sinna tükivad veel mehed juurde, aga no ma ei tea, see saar peaks jääma siin niisugune nagu ta on. Sest need vanad inimesed, kes seal elasid, kelle juures ma olin, nad olid niivõrd sellest saarest lugupidamises, niivõrd hoidsid seda saart, et kui ma võtsin Kada Koksa, ütles, Albert, miks sa siit võtta sealt mere ääres, seal hakkab kuivama. Ja kujuta ette, ja kui seda tahetakse praegu maha mängida, ütleme näiteks nii nagu käib see asi. Mõni rikas soomlane tuleb sinu juurde, ütleb, kuule katsus omal sinna koht, küll ehitab kõik saunake, küll ma ise. Siis ma lihtsalt süda tilgub verd, kui ma mõtlen selle. No tutvuse poolest äkki mulle leiate krundi? Koha leian, aga krunti ei leia. Ei leia. No ma ei armasta eriti sauna ka. Härra Uustult, mida teile see jõuluaeg ja aasta lõpp, olete te üldiselt selline inimene, kes aasta lõppedes mõtleb sellele, mida ta siis aasta jooksul teinud on, millega ta on maha saanud, mis on tegemata jäänud, või teie jaoks see numbrite vahetumine ei ole enam nii tähtis, kuigi tuleval aastal saate te 70-seks, nagu ütleb kirjanduse biograafiline leksikon, jah? Muidugi ikkagi, olgu see millal tahes või oli see kus tahes, aasta lõpus ikkagi paratamatult teed kokkuvõtteid lapsepõlves ja ma ütlen isegi Siberis, me olin poistega, kui me läksime alla liftiga uus aasta ööl, siis kõik olid äkki korraga vagusi ja mõtlesid, mis nüüd oli ja mis meil see aasta on. Aga muidugi me ei uskunud, et me nii kiiresti pääseme, vähemalt nende 10, kes me olime. No pääsesid te sealt ju tänu teile? Jah, muidugi võib-olla ka tänu, mitte ainult mulle. Mina olen mees, kes andis ideed ja oli seal Teusimei, kes kauplesid vene tüdrukutega nende sukakeste ja nende eest. Ei,
mina ei ütleks, et mina olin nüüd see mees, kes tuli ja tegi, ei. Aga mina aitas neid paberitvorpid ja minu allkirjad ja niisugused asjad. Muid patte teil ka südamel on? No kuule, kes meist patutan? Aitäh teile ja ilusat aastavahetust, häid jõule ja head uut aastat. Kõike head teile samuti. Kõike head.